annab Essel Õhtulehele online intervjuu Eeva, kes on viimase poole aastaga kaotanud oma kehakaalust ligi 60 kilogrammi. Tere, Eeva! Tere, Õhtule! Räägi kõigepealt, mis ajendas sind sellist operatsiooni ette võtma? Oota, ma ei saa teha praegu. Mis ajendas sind sellist operatsiooni ette võtma? See on pikk lugu. Eelmise aasta juulis sattusin ägeda süvaveini tromboosiga haiglasse, kus kohtusin oma uue endokrinoloogiga, kes koheselt soovitas ette võtta selline operatsioon. Varem ise ei olnud kuulnud sellisest operatsioonist. Kas sa kohtusid ka inimestega, kes on sellise operatsiooni läbi teinud? Jah, sain enne operatsiooni tuttavaks 4 inimesega, kes on varem sellise operatsiooni läbinud ja nad väga soovitasid mulle seda operatsiooni samuti. Kas sa ise soovitaksid ka sellist operatsiooni inimestele, kes on ülekaalus ja mõtlevad sellise operatsiooni peale? Jah, kindlasti, sellepärast, et see on väga suur võimalus langetada suurt ülekaalu. Räägi, mida sa sõid enne operatsiooni ja kuidas sa toitud nüüd pärast operatsiooni? Enne operatsiooni sõin ma oluliselt rohkem. Näiteks polnud minu jaoks mingi probleem süüa ära pool kanakorraga või 10 viinerit või kilo jäätist näiteks. Praegusel hetkel saan ma süüa näiteks ühe viilukana või 2 viinerit korraga. Aga maiustusi ka ikka sööd? Sa veid ikka. Sa rääkisid, et pärast operatsiooni said sa süüa vaid supilusikatäie näiteks mahla. Et kuidas sa tundsid ennast? Kas sul oli näljatunne ka, kui sa tavaliselt sõid pool kana korraga ära? Mul oli 2. jaanuaril operatsioon. Kuni 14. veebruarini kestis selline olukord, kui ma sain juua ainult vett, mahla või siis isostari jõujooki. Näljatunne oli ainult esimesel nädalal peale operatsiooni. Peale seda kadus selline painev näljatunne ära. Millised emotsioonid sind vallasid pärast seda, kui sa olid operatsiooni läbi teinud ja su kaal langes? Emotsioonid on ainult olnud positiivsed, ühtegi negatiivset emotsiooni sellega seoses ei ole olnud. Võib-olla ainult selline veidi negatiivne emotsioon, et ma olin liiga kärsitud, et ma lootsin kaal langeb veel kiiremini. Kui palju ta sul korraga siis langes? Esimese 10 päevaga langes operatsiooni järgselt 15 kilo. Kas su liikumisharjumused on ka muutunud? On, et enne operatsiooni ma peaaegu üldse ei kõndinud jala ega ei teinud muid sporte ka. Et ma üks vahemaad sõitsin bussiga. Kui oli näiteks vaja üks bussipeatus sõita, siis ma ikka sõitsin selle bussiga. Ja väike jalutuskäik juba võttis hõhmale, rääkimata muudest sportsetest harjumustest. Nüüd on suur kaalulangus mind nii palju motiveerinud, et ma töötan ise Lasnamäel ja näiteks Lasnamäelt iga päev kesklinna lähen ma jaksi. Samamoodi liigun ma koertega, mul on 2 suurt koera, liigun koertega palju metsas ja rabas ja käin ujumas, tegelen kepikõnniga ja muidugi sõidan ratta. Aitäh sulle selle intervjuu eest ja edu edaspidiseks!